Kevadel, kui veekogud jää alt vabanevad, on kobrastel võimalus pääseda vabalt ligi kaldavöötmes kasvavatele puittaimedele. Sellisel perioodil võib märgata erinevates kohtades, kus jää sees on väljakäimisauk, toitumislavasid. Toitumislava on koht, kus loom tassib oksad jääaugu äärele, et neid seal turvaliselt süüa. Jää sulades jäävad valgelt valendavad oksad veel pikaks ajaks veekogu ääres nähtavale. Vete vabanedes hakkab pihta ka ulatuslik territooriumite tähistamine, kuna märtsis alanud jooksuaeg tähistab uue kopra aasta algust. Territooriumi tähistatakse, et anda võõrastele märku, see koht on siin meie pere poolt hõivatud. Sellisel perioodil võib veekogu ääres märgata näärmenõres punaseks värvunud mättakesi, mida nimetatakse haisumätasteks. Kevadel saabuv suurvesi avab kobrastele sellised paigad, kuhu nad muul aasta ajal nii lihtsalt ei pääse. Veteväljad, mis võtavad enda alla nii pajustikud kui metsad, on kopral avatud ja loom saab igale poole vabalt ligi, et süüa maitsvaid lehtpuvõrseid. Suurveel on aga ka oma miinuskülg, sest kõrge suurveega aastatel võivad üleujutatavatel jõelammidel elavad koprad koduta jääda, sest vesi ujutab nendel kuhilpesad või pesaurud üle. Sellisel puhul pole loomadel teha muud, kui kössitada kuskil kõrgemal kohal ja seda ka päise päeva ajal. Selline teguviis on varjulise loomuga koprale väga vastukarva, aga teha pole midagi.